11 aastat tagasi leiba küpsetama ja minu perekonnas ma ei mäleta, et keegi oleks küpsetanud leiba ise, aga mul oli kogu aeg selline soov, et mul oli kuskilt see teadmine või ma arvan kirjandusest, ajaloost, vanaemade juttudest, et oma tehtud leib on maailma parim maitse. Ja ometi ma olin need oma tehtud leivad, mida ma olin saanud proovida, need ei tundunud mulle maailma parimad üldse. Need olid kuidagi nii rasked ja sellised tihedad ja hapud ja siis ma ühel hetkel otsustasin, et ma pean ise tegema, kellel on see barjäär, et arvab, et leivategemine on liiga keeruline, võib alustada näiteks soodaleivast, mis tuleb Iirimaalt. Me küpsetasime seal ühel esitlusel või esimesel esitlusel teatris küpsetasime karas. Siis kõik inimesed olid nagu transis sellest lõhnast. Nii tore. Ja teise ma kirjutan kellele. Panen nimeliselt teie ellu. Nollik saadab teile tervitusi, kes teil külas käis suveleks. Jaa, õige tore, aitäh. Jälle väga meeldis. Meil oli nüüd just viimane vastuvõtt, mis Kadri juures oli, siis oli kokk oli pannud nii toredasti kirjutanud Muhu leiva peal suupisted, Kihnu leiva peal suupisted, Tallinna leiva peal suupisted. Aitäh! Alati ega kirjutatud siia üldse midagi. Kõigile leivategijatele. Meid on palju. Kes seda raamatut loeb? Äkki? Te olete kuskilt leiva ei, seda mitte.